Kas sa tead seda, et täna ei pea olema sa tipp-börsimaakler, et enda raha kasvatada? Selleks mina kasutasin näiteks AI-d ja 4,5 kuud tagasi ma proovisin ja katsetasin, et kui minul ei ole väga palju ja laiapõhjalisi teadmised investeerimisest, et kas AI saab mind aidata. Ma tegin selle 4,5-kuulise katseaja läbi ja tulemus on see, et ma teenisin selle aega 30% tulusust. Jah, ma olen ennem investeerimisega natuke kokku puutunud, mõnda terminoloogiat ma tean, aga AI aitas mul väga täpselt välja selekteerida need aktsiad, need suunad, need sektorid, kuhu oma raha investeerida. Täna ei ole isegi küsimus, et kui suurt summat sa investeerid. Tark on see, et alustada kuskilt otsast. Ja see, millest ma täna räägin, kiire tutvustuse sellest töötoast, mida ma teen, ei ole investeerimisnõuande koht. Seal ma ei jaga teadmisi ja oskusi, kuidas investeerida, kuhu investeerida, ei tee investeerimisstrateegiaid, vaid seal ma näitan, kuidas AI saab sulle olla abiks kõiki neid protsesse ise läbi teha ja lõplikud otsused teed sa ise. Et kas siis on võimalik 4,5 kuuga kasvatada oma kapitali 30%? Jah, on küll. Ja seda ma töötoas ka näitan, kuidas ma seda kõike tegin. Et enne ma ei hakanud sellel teemal väga sõna võtma, kui ma olin ise selle kõik läbi katsetanud. Ja selle koolituse eesmärk on see, et me käime läbi siis mõned sellised punktid, et kuidas üldse leida endale sobivaid aktsiad, kuhu investeerida. Kuidas sa saad oma riskitaluvust ise analüüsida, et teada, millist kauplemismeetodit sa võiksid kasutada, oled sa siis pikaajaline investor, päevakaupleja, swing-kaupleja, kes siis nagu natuke lühema perioodi peal kui pikaajaline investeering ja palju muid meetodeid, et seal me saame sellise riskianalüüsi iseenda jaoks ära teha. Siis kuidas analüüsida graafikuid ja indikaatoreid? No mina ütlen, et ausalt öeldes neid on nii palju, et selleks, et kõiki neid täpselt teada, sa peaksid ikka väga palju selles teemas sees olema, ilmselt väga palju raamatuid läbi lugema ja katsetama ja proovima, aga AI tegi minu jaoks selle kõik väga lihtsaks. Kui ma olin ära kirjeldanud, kuhu, mida, kui palju ma olen valmis investeerima, tean oma riskitaluvust, tean oma summat, mida ma tahan, siis ta aitas mul analüüsida aktsiaid ja graafikuid, kuhu, millal ja kui palju investeerida. Mis põhiline on see, et aktsiate kauplemise juures inimesed ei tea, millised indikaatorid üldse vaadata. Kui sa oled näiteks pikaajaline investor, et millised indikaatorid siis vaadata, kui sa oled päevakaupleja, millised indikaatorid vaadata või swing-kaupleja, millised indikaatorid vaadata. Sellepärast, et nende juures on kõigil oma roll. Miks need graafikuid niimoodi näidatakse ja miks need parameetreid peab siis kauplemise ajal kasutama. Et aitab sul määrata ka peamised parameetrid ja indikaatorid ära, et sa saaksid turvaliselt kaubelda ja teha seda väikese emotsiooni pealt. Sest emotsioon on kauplemise juures üks kõige suurem vaenlane, et me võime väga palju vigu teha. Mis oluline on kauplemise juures, et leida sellised põhilised ostukohad, millal seda aktsiat osta. Sest turud liiguvad ju üles-alla, aga ometi inimesed teenivad ka siis, kui turud langevad, kui turud tõusevad, on kõigil lihtne teenida, aga kõiki neid nippe ja oskusi AI oskas mulle õpetada. Kui endal väheke mõistust oskad lugeda, siis on võimalus ka väga kiiresti endale selgeks õppida need nipid ja teadmised, kuidas üldse kauplemine käib ja mis parameetrid selleks vaadata. Mis on selle asja juures veel tähtis? Selleks, et üldse välja selekteerida, milliseid aktsiaid ja kauplemissuundasid ja strateegiad me peaks kasutama, ma ehitasin üles endale terve rida prompte, et välja selekteerida, kuhu suunas, mida, kui palju investeerida. Vaata, prompt on selline asi, mis on käsk siis AI-le mingisuguse tegevuse tegemiseks. Ma annan talle mingi sisendi, et ta korjaks mulle kokku selle informatsiooni, mida minul vaja on. See oleks umbes sama hea, kui ma läheksin näiteks mõne tippanalüütiku juurde, kes ütleb mulle, et kui sa tahad seda summat investeerida, siis sa pead neid asju vaatama, neid asju. Loomulikult võtab ka sealt vahendustasu vahelt. Aga kui sa õpid ära, kuidas seda prompti AI-le niimoodi ette anda, et ta suudab sulle välja selekteerida sellised sektorid, aktsiad, summad, ostu- ja müügikohad ja nii edasi, siis sa hoiad meeletult palju aega sellega kokku. Mina ütleksin, et AI
kui see on õigesti üles ehitatud, see promptimise tehnoloogia või tehnika, siis ta on nagu tippspetsialist sinu taskus. Ükskõik millises turusituatsioonis sa täna oled, ükskõik kui palju sa summat investeerid, siis ta juhendab sind. On sinu summa paarsada eurot, on sul 10 000 eurot, on 100 000 eurot. Iga sellise summa jaoks AI aitab sul välja töötada strateegia, aitab sul riske maandada, millal õigel ajal müüa, millal õigel ajal osta, millal on järgmised indikaatorid, et vaadata, millal näiteks mingeid tehinguid teha ja millal üldse mitte midagi teha ja millal mitte torkida näiteks mingit aktsiat. Ja mis on põhiline, tal ei ole emotsioone. Ta on täiesti tuimalt numbrite järgi teeb sulle soovitusi. Ja ma olen selle aja jooksul, 4,5 kuu jooksul, ma olen õppinud neid graafikuid indikatsioonega niimoodi lugema, et ma igal pool ei peagi enam AI abi kasutama. Aga täna ma ikkagi seda teen. Nii et 4,5 kuuga kasvatada oma kapitali 30% on täiesti võimalik, kui seda teha targasti. Ja kui me selle töötoa olen läbi käinud, siis sa saad terve rida prompte endale, kuidas endale aktsiaid välja selgitada. Siis sa saad erinevad tehnikad ja tööriistad, kust pealt üldse AI saab analüüse teha ja kuidas ta saab sulle siis ette teha sellise, ma ei tea, investeerimise või kauplemise strateegia. See säästab meeletult palju aega. Sest kauplemine börsil on paljude inimeste jaoks täistöökoht. Päevast päeva nad peavad olema kõikide asjadega kursis. Aga AI abiga sa saad väga kiiresti selekteerida välja sinule vajali informatsiooni, mis vanasti inimestel läks päevi, tunde ja nädalaid. Kõiki need analüüse, dokumente, aastaaruandeid läbi töötada, graafikud analüüsida, sektorid analüüsida. Täna teeb AI seda sekunditega ja sul on võimalus väga kiiresti teha ka enda otsused. Et seekord me siis keskendume AI kasutamisele, mis toetab sind investeeringute ja kauplemisotsuste tegemisel. Fakt on see, et otsused pead sa lõppude lõpuks ise tegema, AI on sinule tugi ja teeb selle suure musta töö ära ja aitab sul siis analüüsida kogu seda keerulist valdkonda. Et AI on toonud palju lähemale eraisikutele ja tavainimestele investeerimise võimaluse. Sest investeerimises inimesed kaotavad lihtsalt oma lolluse tõttu. Nad ei tea, millal õigel ajal osta, millal müüa, seal on terve rida emotsiooni sees, nad ei oska parameetreid lugeda ja võib-olla nad ei tunneta ka mingit sektorit ja valdkonda. Paljude inimeste jaoks on kauplemine raha kaotamise koht, sest nad teevad seal sula lollusi ja emotsiooni pealt ja teadmiste pealt. Et kauplemine ei ole lotomäng. See on väga kaalutletud, läbimõeldud otsuste jada, mis viib siis sind edasi. Warren Buffettil oli üks hea lause, kuidas investeerimisega raha teenida. Kõige esimene reegel on mitte raha kaotada. Ja siin AI aitab väga palju kaasa, millal õiged stop-lossid panna, et sa enda kapitali kaotaks. Et inimesed võivad ka ennast vaeseks investeerida lolluste ja lollide otsuste peal. Aga töötoas me räägime, kuidas neid lollusi vältida ja kuidas sa saad AI-d kasutada selleks, et kasvatada oma kapitali. Võib-olla sina suudad seda veel rohkem kasvatada, kui mina seda 4 kuuga tegin. Aga kohtume juba 10. septembril kell 19:00 minu töötoas ja räägime läbi, kuidas see kõik käib.